Tänane golfirubriik läheb eetrisse ehitusobjektilt. Oleme nimelt Tahkuranna klubihoone teisel korrusel, ümberringi töö käib ja golfistuudios, mille me oleme siia pannud, on tegevjuht Marko Kaldoja. Millal Tahkuranna golfiklubi avatakse? No see kaua oodatud päev saab kätte septembri alguses, nii et 4. septembrist on uksed avatud, kõik on teretulnud ja kõik võivad tulla tutvuma ja mängima. On Marko sul praegu uhke tunne ka? No on, sest et protsess on pikk olnud, see teekond on võtnud aega üle 10 aasta ja lõpuks on see päev käes, mis on kaua oodatud ja tõesti Eesti golfimaastikul on lisandumas juurde üks väga-väga eriline väljak, nii et selle üle on tõesti siiralt hea meel. Sul turundustöö juba käib, sest siin on ka rahvusvahelised ajakirjanikud kohal, mida nad teevad? Tõepoolest, täna on siin selline unikaalne päev, kui väljakul mängitakse esimene mänguring ja sümboolse avalöögi lööb ka siis väljaku arhitekt Lassi-Pekka Tilander. Nii et vaatame ja kuulame, kuidas siis nendele selline uus väljak, uus linksväljak Eesti maastikul meeldib. Ja meil kõigil oleks väga hea meel, kui lisanduksid ka mängijad juurde, et Eestis ei oleks mitte 2500 mängijad, vaid oleks näiteks vähemalt aasta pärast 3500, aga miks mitte ka 5000? Jaa, absoluutselt, et see on see unistus, et täna siin ka ajakirjanikega rääkides, et siin on ka näiteks Tšehhi ajakirjanikud, kus ka golf on viimased 20 aastat arenenud ja nendel on tänaseks üle 80 väljaku ja ligi 60 000 mängijat, nii et okei, neil on rahvaarv ka suurem, aga see unistus võiks ka meil täituda. Ja loomulikult on ka täna mäng ning meil on täna puttamas jalgpallurid, Pärnu linnameeskonna president Raia Piiraja ja Pärnu linnameeskonna peatreener Marko Lelov, kes võidab, seda näeme kohe. Marko, oled varem golfi mänginud? Olen, Rootsis korra olen mänginud. Ja nüüd Eestis on teine kord? Nüüd on teine kord, jah. Aga minigolfi olen rohkem mänginud. Ja Raio, kuidas on sinu golfikogemused? Kunagi Jaan Martinson 5 Flora mängijad Niitvel mängima, aga sellega on ka asi piirdunud. Aga vaatame, kui hästi siis Marko ja Raio täna puttavad. Pinge on peal küll. Otse eksi. Tule päris hea. See on ka päris hea. Tule võrdne värk. Pidas pingele vastu? Pidas jah, kaar oli natuke valem. Mürgat. Aga löö ära. Oi! Vajun ära. Napil kusjuures. Valgale pinge peale. 3. Pall on pall. Napil. Aga sõbralik liik on ka võimalik. Tasapeli. Surume kätt ka. Peame uue mängu tegema. Jääme pikemalt siia mängima. Ja see golfivõistlus jäi viiki, sest ka jalgpallis saab kohtumine ju viiki jääda. Marko, mis tunne oli? Pettumus, et Raio tuli plätudega siin mängima, et ma olin kindel, et ta on üleolev, aga kahjuks mu närv ei pidanud vastu, nii et oli plaanis 2 lüüa, läks 3. Nii et ka golfis on võimalik närv sisse tulla, mitte ainult jalgpallis? Ei, muidugi, sellepärast, et ju mäng on ju asartne ja mäng on kihvt ja vahva, et igas pallimängus peab asart sees olema ja siin on seda kõllaga. Sinu mõtted siis pärast mängu tahtsid võita ju? Jah, alati tahan võita, aga ütleme, et mida augule lähemale, seda kõrgemaks pinge läheb. Et kui sa kaugelt lööd ja eksid, pole hullu midagi, aga kui on ikka 20 senti auguni ja sealt nagu väga eksida ei tahaks enam. Ütleme nii, et sul tegelikult vedas ka, et see palju puudu jäänud oleks mööda läinud veel. Kõik oli täpselt välja arvestatud. Kõik oli plaani järgi. Ja täna küsime, mitu golfiväljakut Eestis on projekteerinud tuntud Euroopa golfiarhitekt Lassi-Pekka Tilander ja saada oma õige vastus puhkaeestis.ee kodulehele ja taas oleme välja pannud mõned auhinnad. Ja ajalooline hetk saabub nüüd. Pärnu golfi Baylinksi väljaku esimese löögi teeb selle väljaku arhitekt Lassi-Pekka Tilander.